kas selles protsessis, kui sa olid Microlinkis, seal oli mingi analoogne kogemus tõenäoliselt, Microlink ka ju kord kasvas ja kord kahanes, eks ju. Et kui sa seda praegu teed, et mis on siin tippjuhi jaoks oluline, mida tasuks teistel silmas pidada, kui organisatsiooni kahandada või muuta efektiivsemaks? Inimesi koondada on alati ülimalt keeruline psühholoogilises mõttes. Seda enam, kui sa teed seda ettevõttes, mis on, ma ei tea, nagu laps. Ja kui on tegemist nagu inimestega, keda suurel määral sa oled ise nagu tööle kutsunud. Ja kui on 20 inimest siin Eestis näiteks. Just, et see on alati nagu väga oluline, väga keeruline psühholoogilises mõttes. Aga ma arvan, et veel keerulisem või veel olulisem, mitte keerulisem, aga veel olulisem on endal nagu selgelt aru anda, et mida sa teed ja milleks sa teed, mis eesmärkis saavutad. Sest et kulude kokkuhoid ei saa olla omaette eesmärgiks. Ta mitte kunagi ei saa olla nagu omaette eesmärgiks. Sest vastasel juhul, kui ta oleks nagu omaette eesmärgiks, nagu oleks lihtsalt vaja nagu kõik kulud nagu nulliks nagu tõmmata, selle revenit ka nagu ei ole. Sa pead nagu hoopis mingid muud ratioid nagu saavutama nagu paika panema. Et selles mõttes kulude kokkuhoid ei saa olla nagu omaette eesmärgiks, aga just nagu panna selle õige eesmärgi. Ja saada aru nagu, et mida ja milleks sa pead tegema, see on päris oluline.